No nii, tere õhtust siis kõigile ka minu poolt. Minu nimi on Joel Reinaru ja kui te mõtlete, et teil on imelik praegu, siis kujutage ette, kui imelik veel minul on. Igatahes täna siis tõesti Ilkat ei tule ja mul oli teile 2 uudist. Ühe siis juba Ulvar rääkis ära, see jah, et Ilka täna kohale siia ei jõua, siis kodustel põhjustel. Aga teine uudis, mis mul teile on see, et täna me ei räägi õpetussõnadest. Siis tähendussõnadest ei räägi. Ja selle põhjus on väga lihtne. Lihtsalt ma ei tea nendest väga palju rohkem kui teie ilmselt. Ja ma arvan, et Ilka võib nendest rääkida ja siis meil kõigil on midagi sealt ka õppida. Aga kas te teate seda, et vahel on niimoodi, et näiteks kui me praegu laulsime, siis Jumalaga on sellised imelikud lood, et vahel ka nendel hetkedel õpib temast midagi. Siis kui otseselt ei ole kedagi, kes õpetab, kedagi, kes avab Jumala sõna mingil viisil, aga lihtsalt Jumala läheduses olles me õpime temast väga palju. Sest meie õpetajaks on Püha Vaim. Ja nii ma tahangi alguses kohe ära öelda, et kui täna te kuulete midagi sellist, mis sa tunned, et sinu südant puudutab, sind üles ehitab ja julgustab, siis see ei ole mitte mina, vaid Püha Vaim teeb oma tööd sinu sees, lihtsalt minu kaudu. Ja kuna ma tean täna, et väga palju inimesi on, kes minu eest palvetavad siin, siis ma usaldan ka seda, et Jumal kasutab seda selleks, et täna sinuga kõneleda. Täna me ei räägi tähendamissõnadest, vaid räägime Jeesusest. Ja teemaks on Jeesus täna. Ja mul on väga hea meel, et ma saan sellest teemast rääkida. Ilka valis mulle selle teema. Kui ta ei oleks seda valinud, siis ma oleksin seda teinud kindlasti ise, sest ma nii armastan Jeesust. Ja ma nii siis kahetsen seda, et ma nooremana ei ole teda tundnud nii hästi, kui ma tunnen teda praegu. Ja ma tean, et ma õpin teda oma eluaja jooksul veel paremini tundma. Jeesus on lihtsalt võrratu ja imeline issand. Meil on elav Jumal. Täna ma tahan teile alguses esimeses selles pooles rääkida 4 Jeesusest, kes Piiblis on. Kas te teadsite, et Piiblis on 4 Jeesust? Ahaa. Hakkame siis vaatama, kes need Jeesused on. Meil on just praegu olnud siis jõulude aeg. Kas kõigil on juba kuused on välja visatud oma kodudest? Siit veel ei ole. Küll aga praegu on see hetk, kus jõuludele juba lehvitatakse ja saadetakse jõule vaikselt ära ja oodatakse suve, sest mis muud ikka teha, kui suve oodata, et ilmad läheks jälle ilusaks. Aga jõulude ajal on vähemalt Eestis ja paljudes muudes siis lääneriikides on kirikud rahvast täis, mida muidu nii võib-olla iga pühapäevaselt ei näe. Ja nii ka Eestis on kummaline see, et jõulude ajal miskil põhjusel ei saa öelda, et kogu vabariik muutub usklikuks järsku ja tulevad kirikusse, aga erinevatel põhjustel inimesed leiavad selle tee jõulude ajal kirikutesse, jõuluteenistustele. Me võime vaid oletada, et eks neid põhjuseid võib olla erinevaid. Kes tuleb sinna sellepärast, et ta laulab kooris ja peab kooriga esinema. Kes tuleb sinna sellepärast, et ta on koguduse õpetaja ja ta peab seal jutlustama. On ka neid, kes tulevad sinna sellepärast, et leida seda mingisugust jõulutunnet, mida nad ei oska isegi seletada, mis asi see on, aga lihtsalt piparkookidest ja kuusepuust ja asjast jääb nagu väheks, et midagi on veel vaja ja seda tullakse otsima kirikutest. Ja päris paljud inimesed Eestis käivad jõulude ajal jumalateenistusel ja kirikus ja mina olen kirikus üles kasvanud poiss, minu isa on kirikuõpetaja ja ema on organist ja kui ma väiksem olin, siis ärge küsige, kui teenistus toimus, kus mina olin teenistusel, sellepärast, et kui kirikuõpetaja on seal ees, selle aia sees ja organist on seal üleval taga, nende klahvide taga oma ja varem meil oli seal ka selline nagu ehitis ümber, et tema oli ka oma sellise nii-öelda ehitise sees.
siis terve see ülejäänud kirik oli siis see, kus mina võisin ringi liikuda ja olla. Aga see selleks. Aga ma olen näinud nende jõuluteenistusi päris pisikesest peale ja olen näinud neid jopedes inimesi, kes trügivad sinna kirikusse ja seisavad seal trepi ääres niimoodi ja on seal ära see tund aega või tund või 20 ja nad on seal ära. Pärast lähevad minema. Ja neid, kes tulevad peredega ja istuvad sinna oma tutimütsid peas ja kindad käes ja lihtsalt, ma olen näinud kogu aeg seda värki. Ja ma tunnen neid inimesi, ma tean, et nad ei ole kristlased selles mõttes, et nad käiks pühapäeviti kirikus või usuks Jumalasse, aga nad tulevad sinna. Ükskord üks kooliõpetaja rääkis sellise loo, et tal oli plaan viia oma klass kirikusse ekskursioonile. Algklassi õpetaja rääkis sellise loo. Aga muide ma tahan öelda ka, et mul on teid väga hea meel siin näha. Päriselt. Ta viis oma klassi, tahtis viia kirikusse ekskursioonile ja sellest tuli siis natuke jama. Nimelt ühe siis õpilase siis vanem võttis temaga ühendust lausa kooliga, et mis see värk nüüd on, et miks viiakse lapsed kirikusse, mis ajuloputus siin toimub ja miks te seda teete, mis seal plaanis on. Ja see õpetaja pidi talle siis vastama ja selgitama, mis plaanid tal olid ja lõpuks ta ikkagi võttis selle vastutuse ja ta korraldas selle ekskursiooni sinna kirikusse. Lapsed siis käisid seal ära, nad vaatasid seal värki ja särki ja asja, mis nad seal kõik nägid ja pärast seda, kui see õpetaja siis küsis nende laste käest, et no mida te seal nägite ja kas see oli teie jaoks nagu uus kogemus või siis selle sama lapse vanema laps ütles, ei, me käime iga jõulude aeg siin kirikus perega. Kuigi see lapse vanem oli just helistanud ja öelnud, et miks te viite neid lapsi sinna kirikusse. Ja tihti ongi see, et selle jõuluteenistuse ja need, kes jõuluteenistusel käivad, nad ei lingi ära võib-olla isegi seda, et mis see kirikuvärk on siis ja kes see Jeesus on ja mis see Jumal on ja värk ja lihtsalt see kirik nagu kuuluks jõulude juurde, aga ilma selleta, mis see sisu on. Ei teki seda seost. Sellepärast väga paljud inimesed jõulude ajal Eestis kohtuvad küll Jeesusega. Nad kohtuvad selle beebi Jeesusega, kes on see esimene Jeesus. Seal sõimes. Ta on selle loo peategelane, temast räägitakse ja paljudes kirikutes on ka need jõulusõimed seal altari ees, nii et need inimesed, kes kirikusse tulevad, nad näevad seda beebi Jeesust, ei tea, mis mõtteid nad sellest küll mõtlevad, et miks nüüd nukk on tassitud kirikusse. Nad kuulevad seda jõululugu, kus tegelikult alguses tundub, et peategelasteks on Maarja ja Joosep, kelle eluga siis toimub midagi sellist eriskummalist ja lõpuks nende ellu siis tuleb väike Jeesus, keegi beebi. Need inimesed kohtuvad Jeesusega, beebi Jeesusega. Beebi Jeesuses iseenesest ei ole mitte midagi halba. Beebi Jeesus on väga oluline. Kui me vaatame selle tähenduse taha, miks Jumal sünnib siia maailma, siis sealt me näeme Jumala armastust inimkonna vastu. Jeesuse kohta kasutatakse nime Immanuel. Teate, mida see tähendab? Jaa, et Jumal meie keskel. Jumal ise tuleb meie keskele, ta tuleb väikse beebina, ta sünnib siia maailma. Need, kes loevad piiblit rohkem, need teavad ka seda, et hästi oluline on, et ta sündis seaduse alla, et meid hiljem sellest seadusest vabaks osta. Nii et selle beebi Jeesust me peame tundma, me peame kohtuma ka selle beebi Jeesusega, et aru saada, kui väga Jumal seda maailma armastab. Teine Jeesus. Teise Jeesusega kohtutakse, kui ma ise mõtlen, siis võib-olla kõige rohkem filmides. Me näeme seda Jeesust, kes kannatab ja kunstis kindlasti samuti. Me näeme seda Jeesust, kes ripub ristil.
kes on näinud seda Mel Gibsoni filmi Jeesusest, temal võib-olla, te võib-olla saate aru, mida mõtlen kannatava Jeesuse all. See Jeesus, keda pekstakse, nii et kui selle piitsaga talle selga löödi ja tõmmati, siis sealt lihatükke lendas. See Jeesus, kes risti all siis seal Via Dolorosal kokku variseb ja ei jaksa oma risti kanda ja otsitakse teine mees, kes saaks teda aidata. See Jeesus, kes kannatab, süütu, aga kannatab ja lõpuks kannab ka karistust ja ta surmatakse ristil. Paljude jaoks on see Jeesus, kui nad Jeesusele mõtlevad, siis nad kujutavad ette seda kannatavat Jeesust. Kannatavas Jeesuses ei ole midagi halba. Me peame tundma ja teadma ka kannatavat Jeesust, et aru saada sellest, kui väga Jumal meid armastab. Et näha seda, mida Jumal oli valmis tegema selleks, et sind endale tagasi saada. Ja see on meie kristlaseks olemise juures ääretult oluline teada. Miks? Sest selles me näeme oma väärtust, kui me näeme, kui kõrge hind on meie eest makstud. Et Jeesus ei tulnud lihtsalt siia ja ei löönud templis jalaga vastu maad ja ei öelnud, et nüüd on asjad niimoodi, et surm on võidetud ja alistatud ja saatana meelevald on kõrvaldatud ja kõik inimesed kuuluvad mulle. Vaid me näeme selle hinna, kui kallid me Jumalale oleme. Me näeme seda väärtust, iseenda väärtust, mida taevas oli nõus maksma meie eest. Kui me mõtleme beebi Jeesusele ja kannatavale Jeesusele, siis beebi Jeesuse juures on üks probleem. Mitte kunagi inimene ei tule beebi juurde selleks, et temalt midagi paluda. Me võime näha, et ta on olemas, me võime teada, et ta on olemas, aga mitte kunagi keegi ei tule beebi juurde selleks, et temalt midagi paluda. No miks? Sest beebi ei suuda mind aidata niikuinii. Me kasutame eesti keeles seda sõna paluma, ma palun sind, ma palun sul midagi teha. Mina palusin täna oma pojal supi seest lihavallid kõik ära süüa, aga see palumine on midagi muud kui see palumine, kui ma palun näiteks, et keegi annaks mulle andeks. Siis see sõna on sama, aga kui ma palun, Mart, ole normaalne, eks. Siis see on midagi muud, kui ma ütlen, et palun, Kaarel, anna mulle andeks. Jeesuse juurde, beebi Jeesuse juurde ei tule keegi kunagi midagi paluma, sest ega beebi ei suuda mind aidata. Ja sama on ka kannatava ja ennast ohverdava messia juures. Kui mina mõtlen sellele filmile näiteks ja sellele Jeesusele nendes stseenides, kui teda peksti, kui teda mõnitati ja ta peale sülitati ja lõpuks ka risti löödi, siis mul tekib enda sees selline tunne, et ma tahaks pigem teda aidata, et tal on hoopis minu abi vaja. Mida ma lähen veel temalt küsima, et aita nüüd mind minu hädas, et minu probleem ei ole ju nii suur kui temal, kui ta risti all kokku variseb ja ta ei jaksa seda kanda. Kui me mõtleme Jeesuse peale ja kannatava Jeesuse peale, siis ja kui tema on ainuke Jeesus, keda me tunneme, siis meile tundub pigem, et ta vajab meie abi. Ja paljude kristlaste jaoks võib-olla ongi see selline probleem või arusaam, et me oma usuga Jumalasse või oma usuga Jeesusesse kuidagi teeme talle head või suudame talle midagi anda. Hoiame teda elus sellega, et me temast ikka usume aga meil ei ole talle küll mitte midagi anda tegelikult. Sellest me saame ju kõik aru. Kannatav ja ohverdav Messias näitab meile meie väärtust ja hinda, mida taevas maksis sinu eest. Mõtleme veel korraks nii, kui sina oleksid ainuke inimene maailmas,
kes oleks vaja patu ja surma meelevalla alt kätte saada, siis Jeesus oleks seda ikka teinud. Ta oleks kõik sedasama läbi käinud, kannatanud ja surnud sinu eest ikkagi. 3. Jeesus on surnud Jeesus. Surnud Jeesus on see, kes löödi risti, ta suri ja mis temast järgi jääb, on ainult õpetus. Paljud inimesed võtavadki Jeesusest ja kristlusest selle õpetuse osa. See on hea õpetus, et armasta oma ligimest nagu iseennast. See on väga hea. Ma katsun selle järgi elada. No, see mõte on tore, aga lihtsalt see nii-öelda mõttelaad või mõtteviis meid igapäevaelus aitab väga vähe. Surnud Jeesus ei suuda midagi teha. Surnu ei suuda mitte midagi teha. Sellepärast ka, kui te mäletate, Jeesus oli ristil surnud, siis Joosep Aramaatiast, üks Joosep käis küsimas, kas ta saaks Jeesus ihu endale. Ta läks küsis, et ta tahaks Jeesus ihu endale, et ta matta oma hauda maha ja läks Pilaatuse käest seda küsima. Pilaatus ütles oma sellele sõjaväe pealikule, et kas päriselt Jeesus on juba surnud. Ta ütles, et mehed minge vaadake, läksid vaatasid, surnud ja ütlesid Pilaatusele, et tõesti Jeesus on surnud. Ja siis Pilaatus ütles, et võta. Surnud Jeesus ei olnud Pilaatusele kuidagi moodi ohtlik enam, sest ta ei surnud. Üks asi, mida surnud teevad, on mitte midagi. Nii ka surnud Jeesus on Pilaatusele, võib-olla tundus ka saatanale, et see asi on võidetud. Temast ei ole enam mitte midagi, temast ei ole mingit ohtu. Aga samuti, kui võtta Jeesusest ainult see õpetus, siis ka see õpetus üksi on surnud. Temas ei ole mingit ohtu, aga temas ei ole ka mingit väge. Jääb veel 4. Jeesus. Esimene beebi Jeesus, väike, tohutult oluline, aga siiski mitte veel kõik. Kannatav Jeesus, ennast ohverdav Messias, päästja, tohutult oluline, näitab meile meie väärtust, aga siiski mitte veel piisav. Surnud Jeesus, tohutult oluline, meie jaoks surnud, aga sellel ajal, te teate, mis juhtus sellel ajal, kui Jeesus oli surnud? Sellel ajal ju võideti surmavald. Sest Jeesus käis ju toimetas sellel ajal ringi. Ega Jeesus ei olnud surnud. Meile tundus, et on surnud. Jah, täpselt. Väga olulised asjad said tehtud sellel ajal, kui Jeesus oli surnud. Tohutult oluline teada. Ja 4. Jeesus, temast kuuleme peale laulu.